See peaks olema kõigist suurim Vene sõjaline vaatemäng, tohutu jõudemonstratsioon, mis on kogu maailma kadeduse ja hirmu allikaks. Aga sellest pole enam midagi alles. Pole relvi, ainult hale relvarahu anumine. Putini võiduparaadist saab vaevu midagi enamat kui tühine, eneseupitav marss. Alandus tugevale mehele, kes kardab, et Ukraina laseb tema paraadi pihta tuld. Putin retis and ise. Venemaa kaotab Ukraina sõda ja saime suure vihje, et Putin tunneb sama. Kui Moskva tegi 29. aprillil avalduse, Putin valis selle päeva, et lasta ühel oma abilisel Juri Ušakovil teatada, et 9. mail kuulutatakse välja relvarahu. Miks relvarahu? Venemaa tahab pidada oma iga-aastast võidupüha paraadi. See, mis peaks olema Venemaa natside üle teises maailmasõjas saavutatud võidu mälestamine, on viimastel aastatel Putini poolt muutunud groteskseks jõudemonstratsiooniks. Venemaa juht tahab jätkata seda maskeraadi. Ta soovib relvarahu, et miski ei ohustaks tema väikest mõõga täristamise üritust. Ja ta on isegi pöördunud USA presidendi Donald Trumpi poole, et seda saavutada. Pravda avaldas, et Putin rääkis Trumpiga 1,5-tunnises telefonikõnes, kus Venemaa president kurtis Ukraina rünnakute üle Venemaa territooriumile. Putin ütles siis, et tahab oma paraadi jaoks relvarahu, tehes läbinähtavad katset panna USA uskuma, et ta soovib vaenutegevuse peatamist, kuna tahab sõda lõpetada. See ei ole see, mida Putin tegelikult tahab. Ta kardab Ukrainat. Ta kardab väga, et Ukraina saadab raketid tema paraadi pihta. Seetõttu üritab ta igal võimalikul moel relvarahu saavutada. On palju põhjuseid, miks Putin vajab sõja lõppemist. Enne kui me nendesse põhjustesse süveneme, näeb Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi läbi Putini manipulatsiooni ja meelitamiskatsed. See on lihtsalt Venemaa juhi meeleheitlik katse säilitada sündmust, mida ta kasutab oma jõulise liidri kuvandi toetamiseks. Nad tahavad, et paraad kulgeks mõne tunni rahulikult, seejärel jätkatakse rünnakutega. Me ei taha, et relvarahu muutuks Vene Föderatsiooni taktikalise pettuse vahendiks, ütles Zelenskõi pärast seda, kui uudise Putini nõudmistest avalikuks tulid. Venemaa omalt poolt väidab, et tal ei ole vaja Ukrainalt mingit kokkulepet relvarahu rakendamiseks. Putini lemmik pressiesindaja Dmitri Peskov ütles seda otse 30. aprillil öeldes. See on Vene riigipea otsus ja see viiakse ellu. Aga loomulikult ootaksid kõik Kiievi režiimilt samasugust reaktsiooni sobivate kavatsuste näol. Siiani pole seda olnud. Tüüpiline Venemaa mängurlus, mis varjab alandust väidetega, et Ukraina on süüdi. Kõike seda tehakse mitte sellepärast, et Putin tõesti tahaks relvarahu. Putin on hirmul. Ta teab, et Ukrainal on võime rünnata Moskvat ja Ukraina võib seda võimet kasutada Putini võidupüha paraadi ajal. Lisaks sellele on Venemaal veelgi kurjemad põhjused kuulutada selle paraadi ajaks välja relvarahu. Aga praegu võivad need teist, kellel on hea mälu, juba mõelda tagasi aastale 2025. Eelmise aasta võidupüha paraadi eel tegi Putin sarnaseid avaldusi relvarahu kohta, püüdes taas meeleheitlikult kaitsta oma hinnalist paraadi rünnakute eest. Putini 2026. aasta nõudmistes on kuulda 2025. aasta kaja, kuid sel aastal on võidupühal midagi teistmoodi. 2025 aastal korraldas Putin tõepoolest nii suurejoonelise etenduse kui võimalik, isegi kui Venemaa sõjavägi Ukrainas laastati. Võidupüha paraadi 80. aastapäeval kutsus Putin kohale kõrgeid külalisi üle kogu maailma. Need, kes olid valmis Venemaaga lava jagama, olid teiste seas Hiina president Xi Jinping, kes oli nende 27 maailma liidri seas silmapaistvaim, kes Venemaa sõnul üritusel osalesid. Nii tähtsa aastapäeva puhul tegi Venemaa kõik endast oleneva, et paraad jääks meelde. Venemaal õnnestus 2025 aastal näidata umbes 150 sõjaväesõidukit, sealhulgas tanke. See oli üllatav, sest 2 eelmisel aastal polnud paraadil tanki olnud. Need lasti Ukrainas lihtsalt puruks. Aga Putin suutis 2025 aasta paraadil kasutada tanke, mida ta oli liiga hirmul, et Ukrainasse saata, koos 11 000 sõduriga, kes olid tõenäoliselt rõõmsad, et said 1 päeva puhkust, enne kui nad paratamatult saadetakse surema Ukraina tapaväljadel. Võidupüha 2025 ei olnud sugugi kõige muljetavaldavam Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, kuid maailma liidrite, sõdurite ja mõne varustuse kohalolek lõi vähemalt illusiooni, et Venemaal on mingisugunegi jõud ja mõjuvõim maailma areenil. Siis jõuame 2026 aasta paraadini ja kõik on muutunud. Putin annub endiselt vaherahu, täpselt nagu ta tegi seda 2025 aastal, kuid seekord ei ole Venemaa juhil tema kõrval aukülaliste seltskonda, keda ta saaks kasutada kilbina Ukraina rünnaku vastu. Osa põhjusest, miks Xi ja tema kaaslased olid 2025 aasta võidupühal Venemaal, oli see, et Putin teadis, et Ukraina ei riskiks rünnakuga, mis võiks viia konflikti puhkemiseni mõne teise riigiga.
Aga 2026 aastal ei ole tõenäoliselt kohal ühtegi suurt maailmajuhti. Putin on üksi. Ja mis teeb olukorra Venemaa presidendi jaoks veelgi hullemaks, on see, et tema poolt välja pakutud relvarahu ei kaitse enam nii suurt paraadi nagu see, mida nägime 2025 aastal. See ei kaitse praktiliselt mitte midagi. Venemaal pole 2026 aasta võidupüha paraadiks peaaegu midagi ette näidata. Reutersi teatel ei ole 2026 aasta võidupüha paraadil teedel ühtegi Vene relva. Me ei näe tanke ega soomusautosid Moskva tänavatel liikumas. Suurtükiväeüksusi ega õhutõrjesüsteeme ei panda uhkelt välja. Isegi mandritevahelisi ballistilisi rakette, mida Venemaa on varasematel aastatel näidanud, ei tule seekord välja. Väljaanne National Interest märgib, et Venemaa ei saada paraadile ka kadette oma sõjakoolidest ega sarnastest asutustest. Ja endiselt ei ole selge, kui palju Vene sõjaväelasi tegelikult osa võtab. Ainus, mida arvatakse kindlasti juhtuvat, on see, et mõned Vene hävituslennukid teevad ülelennu. See peaks olema Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, kuid Putin ei kavatse näidata midagi, mida Venemaa on ise loonud. Siin ei ole kahtlustki. See on Putini jaoks alandus mitmel tasandil. Esiteks on ta pidanud relvarahu anuma, minnes nii kaugele, et rääkis Trumpiga, püüdes meeleheitlikult veenda USA'd survestama Ukrainat, et nad ei ründaks tema haledat paraadi. Teiseks, mõtle, mida võidupüha paraad Venemaal tegelikult sümboliseerib. See on kõige tähtsam sündmus Venemaa sõjaväe kalendris, päev, mil tähistatakse ajastut, kus Venemaa võitles tõelise nuhtluse vastu ja tuli sellest võitjana välja. Jah, Putin on aastaid paraadi oma eesmärkide järgi väänanud. Sellest on saanud sama palju jõudemonstratsioon kui miski muu, kuid sellel on endiselt sümboolne tähtsus ja see on mõeldud suurejooneliseks vaatemänguks. Mis see nüüd siis on? Paar hävitajat lendab üle ja mõned sõdurid marsivad mornilt, samal ajal kui Putin või tema kehatublant vaikides pealt vaatab. See ei ole see võimas Venemaa, mida Putin tahab näidata. See on läbikukkumise tunnistamine. See on Putini signaal, et tema pikk ja valus sissetung Ukrainasse on Venemaale nii palju maksma läinud, et nad lihtsalt ei saa endale lubada sellist paraadi, nagu võidupühal peaks toimuma. See, mida me siin näeme, on suur asi. 2026. aasta võidupüha on esimene kord peaaegu 2 aastakümne jooksul, kui Moskva Punasele väljakule ei sõida ühtegi sõjatehnikat. 18 aastat tagasi oli see tavaline. Paraad tähistas võitu natside üle, mitte mõõga kõlistamist. Alles alates 2008 aastast on Putin andnud käsu sõjatehnika näitamiseks paraadil. Nüüd, 18 aastat hiljem, on tehnika ära viidud. Ja selleks on palju põhjuseid, kuid enne kui me süveneme nendesse ja igaüks neist näitab Putini alandust, siis kiire meeldetuletus, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks kunagi ilma meie Ukraina sõja analüüsidest. Nii et Putini haleparaad. Miks on see taandatud täielikuks tühisuseks, mida Venemaa üritab 9. mail näidata? Putini hääletorud on püüdnud seda kõike õigikustada. Venemaa kaitseministeerium on juba väitnud, et praegune operatiivolukord on põhjuseks, miks Vene sõjatehnika ei ole võidupühal 2026 aastal väljas. See tähendab umbes nii, meie varustus hävitatakse Ukrainas ja meil pole enam midagi, mida näidata. Siiski on Peskov taas avalikkuse ette ilmunud ja ta on välja mõelnud nii jultunud vabanduse, et see paneb lausa imestama. Kiievi režiim, mis kaotab iga päev lahinguväljal positsioone, on nüüd alustanud ulatuslikku terroristlikku tegevust ja seetõttu võetakse tarvitusele kõik meetmed ohu minimeerimiseks. Peskov ütles ajakirjanikele, kui temalt paraadi kohta küsiti. Tõesti, Peskov, kas sa tõesti tood oma vabanduseks väidetava terrorismi? Ukraina ei ole see riik, kes on üle 4 aasta kestnud kampaania jooksul sihilikult tsiviilisikuid rünnanud. See on olnud Venemaa strateegia alates Putini sissetungi algusest. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on Venemaa sissetungi jooksul kuni 31. märtsini hukkunud 15 578 Ukraina tsiviilisikut. See tähendab umbes 3800 tsiviilisikut aastas, keda Venemaa oma pidevate rünnakutega tapab. Veel 43 352 Ukraina tsiviilisikut on samal perioodil vigastada saanud, mis teeb umbes 10 800 inimest aastas. Ja ometi üritab Putin oma lemmikhääletoru kaudu väita, et just Ukraina korraldab terrorirünnakuid. Tegelikkus on see, et Venemaa on juba 4 aastat Ukrainat terroriseerinud. See terroriseerimine on viimastel nädalatel hoogustunud. 24. märtsil teatas Atlantic Council, et Venemaa pommitas sihilikult UNESCO maailmapärandi objekti Lvivis, mis on kõige läänepoolsem suurem Ukraina linn. Lviv ei asu rindel, see pole isegi lähedal.
Ometi on Venemaa sihikule võtnud ühe selle kõige olulisema paiga, ainuüksi selleks, et külvata sellist hirmu, mida Peskov väidab, et Ukraina soovib Venemaale võidupühal põhjustada. Venemaa valed on läbipaistvad. Silmakirjalikkus on ilmne. See, mida me näeme siin Peskovi kommentaaridega, on nõrk katse vihjata, et Ukraina ründaks võidupüha paraadi, et tappa tsiviilisikuid, mitte hävitada Vene sõjatehnikat. Seda väidet esitatakse kurja kavatsusega. Venemaa üritab siin midagi korraldada ja me avalikustame peagi, mis see on. Kuid isegi valed väited, et Ukraina kavatseb rünnata Vene tsiviilisikuid, räägivad meile rohkem, kui Putin tahaks. Peskovi sõnade taga peitub mööndus, mida Putin ei taha maailmale avaldada. Ukraina suudab Moskvat tabada ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Pärast 4 aastat võitlust on Ukraina kaitsetööstus astunud sammu edasi ja tootnud relvi, mis pakuvad ideaalse ulatuse ja tulejõu kombinatsiooni, et Vene sõjatehnikat laastada, mida Putin tavaliselt võidupüha paraadil mööda Moskva tänavaid veeretaks. Firepointi FP5 Flamingo ja uuem FP9 on mõlemad suurepärased näited. FP9 jõuab iga päevaga oma testimisfaasi lõpule lähemale ja näeb surmav välja. Suurem kui Venemaa, Iskanda ballistilised raketid on FP9 kodumaine ballistiline rakett, mille laskekaugus on 855 kilomeetrit ehk umbes 530 miili ning laeng, mis sisaldab 800 kilogrammi ehk 1760 naela lõhkeainet. Kas Venemaa võib muretseda, et Ukraina kasutab 2026 aasta võidupüha selles surmava uue relva esmaesitluseks? Võib-olla. Aga isegi kui Ukrainal ei ole FP9 valmis, on tal olemas Flamingo. Druunraketi hübriid Flamingo suudab lennata kuni 3000 kilomeetrit ehk veidi üle 1860 miili ning sellel on 1100 kilogrammine ehk 2425 naelane lõhkepea. See ei ole nii kiire kui FP9, kuna see ei ole ballistiline rakett, kuid seda toodetakse masstoodanguna. See suudab lennata piisavalt kaugele, et tabada Moskvat ning seda on juba kasutatud sihtmärkide tabamiseks, näiteks Iskanderi rakettide tootmistehases Vene linnas Votkinskis. Nii et Ukraina suudab Moskvat tabada. Kui ta soovib, siis ka võidupühal 2026. Siiski räägib meile midagi muud, see, et sõjatehnika eemaldati paraadilt ja Peskovi kommentaarid Ukraina rünnakuplaanide kohta. Asi pole ainult selles, et Ukraina suudab Moskvat rünnata, vaid ka selles, et Venemaa ei tunne end oma õhutõrjes piisavalt kindlalt, et sellist rünnakut peatada. Venemaal on S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteemid üle kogu Moskva, et kaitsta riigi kõige olulisemat linna. Need süsteemid on eriti arvukad seal, kus Putin parajasti viibib. Nii et võib ette kujutada, et need paigutatakse iga tänava lähedusse, kust 2026 aasta võidupüha paraad läbi läheb. Ja ometi on Venemaa sellelt paraadilt sõjatehnikat eemaldanud. See on Putini ülestunnistus. Ukraina suudab Moskvat rünnata ja Venemaa pole kindel, kas ta suudab oma paraadi kaitsta. Ukraina areenevad kauglöögivõimed on tohutu probleem ja neist piisab, et põhjustada seda, mida me näeme Putini paraadil. Kuid selle probleemi taga on veel üks suur mure, mis näitab samuti, kui halvasti läheb Venemaal Ukraina sõjas. Asi pole ainult selles, et Venemaa tahab oma varustust kaitsta. 2026. aasta võidupühal ei näidata sõjatehnikat, sest Venemaal ei saa lihtsalt oma suure vaatemängu jaoks midagi kõrvale jätta. Endine Putini kõnekirjutaja ja nüüd üks paljudest endistest Kremli liitlastest, keda on nimetatud välisagentideks, Abbas Galyamov, on olnud Putini otsuse suhtes üks kõige kriitilisemaid. Kas nad kardavad mässu või on kogu varustus Ukrainas ära põlenud, küsis Galyamov. Tõepoolest, lahinguvälja surve Venemaale kasvab, kuna ta on oma läbikukkunud sissetungi käigus kulutanud miljardeid ja miljardeid sõjalisi varusid. Ukraina andmetel on Venemaa kaotanud peaaegu 12 000 tanki, umbes 24 000 soomusmasinat, üle 41 000 suurtükisüsteemi ning veel tuhandeid muid seadmeid, sealhulgas rakette, õhutõrjesüsteeme, laevu ja lennukeid. Ukraina sõnul on kogu selle kaotatud varustuse kogumaksumus umbes $142,3 miljardit. Kogu see varustus tuleb asendada. Tankid ja raketid, mis peaksid 9. mail Moskvas paraadil osalema, ei saa seda teha, sest need saadetakse hoopis Ukrainasse. See, mida me siin näeme, mis sisuliselt tähendab võidupüha paraadi kõige olulisemate osade ärajätmist, on järjekordne Venemaa mööndus. See ei ole ainult hirm, et Ukraina võib rünnata. Venemaad on alandatud nii suure osa oma varustuse kaotamisega, et ta ei saa endale lubada ühegi neist haavatavaks tegemist. Peameeles paraadid ei teki lihtsalt tühja koha pealt, neid tuleb ette valmistada ja korraldada. See nappvarustus, mis oleks võinud Moskvasse jõuda, tuleb eelnevalt kokku koguda, muutes selle Ukraina droonide ja uue põlvkonna ballistiliste rakettide jaoks peamiseks sihtmärgiks. Kolonnid peavad peatuma ja harjutama. Juba ainuüksi sellise asja proovimine näitaks, kui nõrgaks on Venemaa sõjavägi varustuse osas muutunud.
Ja kui Ukraina suudaks tabada proovi, tühistaks Ukraina ise võidupüha paraadi. Putin üritab lihtsalt seda probleemi ennetada. Ta klammerdub nõrgalt selle vähese kontrolli külge, mis tal võidupüha olukorra üle veel on. Aga oletame korraks, et Venemaal oleks midagi, millega uhkeldada. See oleks ikkagi võinud vältida varustuse saatmist Moskva tänavatele, sest võidupüha paraad on Putini ajal olnud uhke vaatemäng. Paraadist on saanud Putini ja tema võimu päevapikkune tähistamine ning sellised etendused maksavad raha. Venemaal ei lähe rahaliselt just kõige paremini. Üle 4 aasta kestnud sõda Ukrainas on Venemaa majanduse põhja lasknud. Riigi sisemajanduse koguprodukt ehk SKP langes 2026 aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastaga 0,3% pärast 2025 aastat, mille jooksul valitses juba stagnatsioon. Ka tööstustoodang väheneb, kuna Putini sõjalisele prioriteedile keskenduv majanduspoliitika halvab kõik Venemaal mitte sõjaga seotud tööstusharud. Toiduhinnad tõusevad kontrollimatult ja Venemaa rahvas seisab silmitsi elukalliduse kriisiga, mille põhjuseks on otseselt Venemaa sissetungi Ukrainasse maksumus Venemaale. Putin ei saa endale praegu lubada uhket paraadi, ei otseses ega kaudses mõttes. Kui ta kulutab raha võidupühal, hakkavad paljud inimesed küsima, miks nad ei saa endale lubada isegi esmatarbekaupu, mida neil ellujäämiseks vaja on. Relvarahu palumine ei peata alandust, mis on tulemas. Isegi kui võiduparaad toimub tõrgeteta, on see kurb tühjusetendus võrreldes sellega, mida Putin on varem korraldanud. Aga siin võib mängu tulla üks veelgi kurjem tegur, mis võib kõiki ootamatult tabada. Venemaa võib loota millelegi, mis on täiesti lubamatu, ja me näeme seda Peskovi kommentaarides, kus ta väidab, et Ukraina terroriseerib väidetavalt Venemaad. Mõelge sellele, 9. mail ei ole Moskvas ühtegi sõjatehnikat, kuid linnas on tuhanded tsiviilisikud, kes tunnevad, et peavad tänavaid ääristama, et Putini tohutut ego silitada, isegi kui tal ei õnnestu korraldada sellist paraadi, mis paneks rahva tundma, et nende riik on tugev. Venemaa teab, et tal on rahvas olemas, isegi kui jõudu ei ole, ja võib-olla loodab ta lihtsalt, et Ukraina korraldab rünnaku, mis võiks võidupühal tsiviilisikuid tappa. Venemaa võib Ukrainale lõksu seada, lootes, et viimane tulistab 9. mail Moskva pihta rakette või droone. Kui see juhtub ja tsiviilisikud saavad viga, saaks Putin siis viidata väidetavatele tõenditele, et just Ukraina on agressorriik. Ta kasutaks seda juhtumit hoovana, püüdes survestada Ukrainat andma Venemaale rahuläbirääkimistel seda, mida ta soovib. Ja ta püüaks seda juhtumit kasutada teiste riikide, eriti USA mõjutamiseks, et need asuksid tema poolele. Venemaa võib küll sööta välja panna, kuid me oleme valmis kihla vedama, et Ukraina ei lähe õnge. Kuna sõjalisi sihtmärke pole, jätab Ukraina tõenäoliselt võidupüha paraadi rahule, et sellest saaks kurd monument Vladimir Putini ebakompetentsusele, milleks see kujunemas on. Ja miks peaks Ukraina ründama sihtmärki, millel pole mingit sõjalist väärtust? Ukraina on liiga hõivatud Vene varustuse hävitamisega mujal. Olete juba näinud, kui palju Venemaa varustusest on Ukraina sõjas leekidesse lennanud? Hiljuti teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et Ukraina on maikuu alguseks hävitanud 1300 Venemaa maismaarobotisüsteemi. Ainult 2. mail kaotas Venemaa Ukrainas 76 suurtükisüsteemi, 283 sõidukit ja kütuseveokit, 2200 drooni ning 12 maismaaroboti. Ja 1. mail tuli uudis, et Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Šargoli lennuvälja vastu, kahjustades 4 lennukit, sealhulgas Su-57 ja Su-34 hävitajaid. Ukraina jaoks võib Putin pidada oma piinlikult väikese võidupüha paraadi. Kui Venemaa president üritab säilitada seda, mis on muutunud tema enda ego monumendiks, jätkab Ukraina niikuinii Venemaa varustuse hävitamist. Ukraina teeb seda lihtsalt Ukrainas ja mujal Venemaal, mitte Moskva tänavatel, 9. mail. Ja kui Ukraina tõesti tahab tekitada võidupühal segadust, võiks ta vallandada geniaalse uue relva, mis ei tapa, kuid tooks Putini paraadile kaose. See on relv, mis on üllatavalt lihtne juba kasutusel okupeeritud aladel ja millel on potentsiaal viia Moskva tagasi kiviaega. Saate teada, mis see on ja miks see on Ukraina jaoks nii oluline, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!